Ossa poiss. Kus ilmataat mängis vingerbussi meil siin. Värav ei lähe kinni ka. Aga mind see vihm ei sega, sest ma lähen külla ühele väga erilisele kunstnikule. Tema nimi on Urmas Puhkan ja ta töötab garaažis. Ma olen siiamaani kuulnud ainult garaaži bändidest, aga garaaži kunstnikest veel suurt mitte midagi. Nii et ma tahan näha, milline on töö ja elu garaažis ja siin see on. Urmas Puhkan. Tere, Urmas, siin ongi see sinu paradiis või? Tere hommikust, Reet. Garaaži stuudium. Ja see on tegelikult mu äia garaaž. Jah, et kadun äia garaaž ja noh, juba tema eluajal mina vaikselt siin hakkasin nurgas maalima, aga ma valutasin selle nüüd 4 aastat tagasi. Ja see on nagu selle jaoks oluline, et siin ma saan luua nagu kunsti ja oma maale ja oma skulptuure. Ja see loob ka mulle sellise koha, kus ma saan hakkama iseendaga. Ja see on nagu selles mõttes ka hea, et isegi sellistel päevadel, kus mul nagu ei ole nagu sellist loomingut põlengut, siis ma tulen ja ma olen endale muusika või siis vastupidi, ma löön lahti garaaži ukse, need suured väravad nii-öelda ja loodus tuleb sisse ja linnud ja kõik see õhk ja vihm ja tuul ja päike ja kõik ka samas. No siin see 4 aastat tagasi juhtus see, et sa jäid haiguse tagajärjel jäid ratastooli ja tegelikult oluliselt ei muutunud su maailm, kui sa vahetasid ainult nagu põhimõtteliselt kunstistiili, sest nagu mina tean, sa oled tegelikult kõrgema haridusega keraamik. Ma olen keraamikaga üle 30 aasta tegelenud ja ekas õpetanud ja nii edasi õpetan siiamaani. Aga lihtsalt käed savised ja seal tekkis nagu niivõrd palju nagu selliseid takistusi, põhimõtteliselt, et kuidas sa pakid ahju või glasuurid ja võtad ja nii edasi ja mu ateljee on tornis vanalinnas 3. korrusel, kuidas ma keetrepis sinna lähen ja nii edasi, aga siis kodu lähedal ja vajadus luua on ikkagi sees seda rohkem. Kunstnik ikka ju. Et siis nagu saigi see garaaž kohendatud. Mis asjad siin veel siis on? Et sa ütlesid see, et see on sinu äia garaaž? Jaa, et väga vahvad, mulle meeldib näiteks Aabrite kogu. Aabrite kogu on siin. Jah, et täiesti nagu... Need on lihtsalt nagu kunstiteosed, sa ei kasuta neid, ei ole vaja? Ikka kasutan lõuendi raami lüüa või midagi, ikka lähed kasutasse ka, aga lihtsalt need, nagu tal olid need niimoodi siin asetatud. Või siis need kiistused, kõik need juhtmed ja topsid täis, kruviisid. Ja siin on mingi keevitusmask ja igasugused. See töölaud on ja nii edasi, need ma kõik on jätnud. Et mind nagu need inspireerivad, nad on nagu kihid, et selles mõttes ma isegi maalin neid, et nendes on nagu oma nagu sükene aeg, mis on nagu jäänud pidama ja selles mõttes, et nad nagu ühendavad meid nagu selle minevikuga, mis on nagu hästi tore ja inspireerivad. Et see on nagu tähtis, just. Üks vahva asi on see, et kuna sinu maailm muutus nüüd oluliselt, eks ju, siis see muutus tohutult värviliseks ja positiivseks, eks? Aga see tuli nüüd siis sellel uuel eluperioodil. Ei, see oli enne, aga see võimendus. Et mis oli nagu tore, et kui ma tegin nagu kavandeid oma skulptuuridele või nendele keraamilistele objektidele, et need ma tegin nagu graafiliselt, need olid mustvalged. Aga see oli küll see, et kui ma seal intensiivravis olin ja võtsin selle oma märkmiku kätte, siis ma pidin hakkama värvi kasutama. Et see värv tuli nagu väga loomulikult, väga tugeva jõuga mu ellu sellel hetkel ja on sellest pealegi nüüd pidevalt. Sa tegelikult ju oled ikkagi veel otsapidi seal kunstiakadeemias sees, et sa natukene õpetad, sul on õpilased? Veerand kohta keraamika osakonnas ja see on hästi tore sükene keskkond või õhkkond, mis meil on seal olemas. Ja kui ma siin ringi vaatan, siis seina peal on ridamisi näiteks autosid. No ma sain nii palju teada, et sa ise sõidad autoga ka, sul on see käsi juhtimisega, kõik on okei. Nii, aga miks need autod seal on? See on nagu väike viide või nii-öelda äiale, kes siis siin neid autosid parkis, need autod on kõik ju siin selle garaažiga seotud seal, need Moskud. Jah, Moskud ja siis mu enda Ford ja Saab ja Peugeot ja nii-öelda kõik ilusad värvilised mälestused nii-öelda nendest. Jah,
ja see Volga on naabri Volga näiteks. Mis valmib on ja nii edasi. Aga noh, autod, jah, see on nagu siis koha spetsiifiline väikene nüanss, aga põhiline on siin ikkagi hästi palju sellist maali, mis on siis nii-öelda siit uksest välja nii-öelda aed või siis maale, kui ma olen maalt pärit, on ju ema aed, näiteks see on mu ema aed, see suur pilt, mis on üks varasemaid pilte siin selles, mis oli selle näitusel sügisel vaata läbivärviliste prillide. Nii, aga siis üks maailm, mis sul on siin. Aha, need on need prillid. Et see näitus eelmine aasta ei tulnud nagu see nimetus, et läbi värviliste prillide. See on nüüd sealt eelmise aasta näituselt nii-öelda, jah, nüüd saab niimoodi panna niimoodi, et läbi värviliste prillide. Et see on nagu siuke vaatamine tulevikku positiivselt ja uudishimulikult ja siukse hea energiaga. Ja prille ma hakkasin, kui kujundit tegema juba varem, et siin on mul siis ka varasemaid. Need on juba 5 aastat tagasi, siis nii-öelda keraamilised. Et see on siis nagu fokusseerimise prillid, et see on see, et kui sul on vaja nagu, tihti peale on kus või mis ma pean või kuhu või miks ja nii edasi. Paned need ette ja siis tunned, kuidas fookus läheb paika. Või siis, kui oli jutt, et teeme selle väikse gripi on ja siis ma need valmistasin mõeldes prillitoos ja uudishimu ja Reet Linna on ju, kellele kunagi või siiamaani prillide kogu nii edasi. Et teeme ja maalime need prillid täna ära. Minu põhimõte on see maalimisel, et alguses nagu ikkagi see, et kuidagi nagu tuleb alustada, see, et julgelt alustada, kas või läheb valesti, siis saab hakata parandama, aga põhimõtteliselt teha nagu algus julge ära. Esialgu mul ei ole mingit visiooni. Väga hea. Visioon tekib nii, las värv nagu juhatab või suunab sind. Ei, kõik, mis läheb, see on nagu nii peab. Mökerdanud ennast. Ma arvan, et see hakkab looma. Kus ma kinni hoian? Need käed ja prillid loovad juba mingisuguse täiesti terviku, täiesti toreda terviku. Nii, mis prillitoos see on, kus ole korralikult prille? Ei, vaata, prillitoos tahab olla samamoodi positiivne, nagu sina siin oma ratastoolis oled. Et tegelikult on niimoodi, et neid öeldakse, et lahendamata olukordi ei ole elus. Kõikidele asjadele, aga vastused on sinus endas. Jah, või siis võib öelda, et seda on väga raske mõelda, aga kõige keerulisemal hetkel mõelda, et see on millekski vajalik. Aga võt sel hetkel, kui see kõige, ma ei tea, mustem hetk või jäma moment on, siis on seda raske uskuda, on ju. Proovi, korraks vaatame, kuidas tundub sul. Seest on vaata niisugune kole ja nüüd läks heledamaks. Okei. Solkisin su prillid ära? Ei, need on nüüd sinu prillid. Või prillidoosi prillid. Ja. Ma kordan ühte seda sama, aga see tõesti kipub nii olema, et see maailm, sinu värviline maailm, nendele inimestele, kes sinu töid vaatavad, tõenäoliselt annab väga palju positiivset energiat. Ja see on su alateadvuses töötab ilmselt see, et sa ise oled positiivne ja annad seda teistele edasi. Just, et väga raske on nagu näha nagu kõigest nagu seda positiivsust, eriti tänapäeval vaata, nagu keerulised olukorrad nagu on. Väga mustvalge on maailm praegu. Mustvalge on ja, aga et läbi oma nagu selle loomingu, mina usun sellesse, et vaata, et ikkagi, et seal on see kollase lülika tiiva raps, mis nagu päästab on ju kuskil on ju, et võib tunduda, et see minu panus nagu selles on nagu väga väike, aga ma vähemalt teen selle, et ja see on nagu, võib-olla ma tunnen, et see on minu väike missioon. No tegelikult on sul soov ikkagi need samad tööd ka rahvale ette näidata, et mingi näitus on ka tulemas või? Kus praegult saaks minu töid näha, maikuus on Raplas tulemas näitus. See on grupi näitus kunstis olemised, et see on siis minu nii-öelda juured on sealt Rapla maakonnast ja Kehnast ja Nadalemast pärit on ja siis mind kutsuti sinna osalema ja siis see on nüüd maikuus kuni just 26. maini avatud Rapla kaasaegse kunstikeskuses, et see sinna saab tulla siis imetlema minu maale.